Oleme siin Saku palvemaja hoovis koos Saku Toomase koguduse esinaine Kristiina Seppeliga. Palun räägi iseenda kohta natukene, kes sa oled? Ma olen abikaasa, ma olen 3 poja ema, olen Saku koguduses juhatuse esinaine, olen kristlane ja selline ma olengi. Sa oled olnud koguduse esinaine 3 aastat minu meelest, aga sa osalesid siin koguduse töös enne seda. Kas sa saaksid palun natukene rääkida sinu ajaloost siin selle kogudusega seoses? Jaa, Saku kogudus ise on 7 aastat vana, aga mina olen saanud käia siin palvemajas juba üsna algusest peale, kui 94. aastast hakkasid siin toimuma regulaarsed teenistused, siis olin Hageri koguduse liige ja olen käinud siin kooriga laulmas ja pilli mängimas palvemaja aastapäevadel. Ja hiljem siis, kui ma teismeliseks sain, siis meie noortetöö, Hageri koguduse noortetöö kolis siis siia Sakku. Ja siis see palvemaja sai mulle veel eriti armsaks see teine korrus, kus elas meie noortejuht. Ja me iga reede saime noortega koguneda siin, et see palvemaja sai mulle väga armsaks sellest ajast ja Saku noored, Jumal pani nad mulle väga kuidagi südamesse. Et sellest ajast saadik ma olen nagu tundnud millegipärast, et Jumal kutsub mind Sakku ja tahab mind siin kasutada. Ja sa oled endiselt noortetööga seotud? Jaa, olen küll. Tänu Jumalale, see on üks väga eriline tööharu või ka privileeg tegelikult, et tänapäeva noored räägivad hoopis teist keelt kui mina juba. Mul on vaja kuulata, mul on vaja õppida, aga mulle meeldib nendega koos olla ja kui nad tulevad kohale, siis mul on hea meel, et võib-olla nendele meeldib minuga ka natuke koos olla. Saku Toomase kogudus on üks ELK nooremad kogudused. Siin ei ole väga palju selliseid vanu traditsioone. Kogudus oma näoga võib öelda. Milline nägu see on siin Saku koguduses? Seda nägu on võib-olla seestpoolt raske kirjeldada, nii nagu meil on iseenda nägugi raske ju kirjeldada. Et inimesed, kes meid näevad, oskavad väga hästi öelda, et tal on silmade vahe nii lai või kulmud nii kõrgel. Et meie ise ju seda ei näe nii väga, aga mulle tundub vähemalt, et mis teeb Saku koguduse eriliseks on see, et meie liikmed on valdavalt uued kristlased, noored kristlased, inimesed, kes on täiskasvanu eas ära tundnud Jumala kutse ja tahtnud saada ristitud, tulnud leeri, liitunud kogudusega. Ehk siis nad on inimesed, kellel on juba oma harjumused, oma elukool selja taga ja nad on alles õppimas seda, mis asi on kogudus ja mis tähendab olla kristlane. Hetkel on Saku koguduse nimikirjas 127 liiget. No küll mõned neist on eemal jäänud, siis on veel teised, kes on mõni teine koguduse liige, kes osaleb koguduse töös. Aga kuidas siis kogudus suudaks täita seda uut kirikuhoonet elu ja tegevustega? Me elame ikkagi usus, et me ju kasvame ja siiani me oleme kasvanud 7 aastaga 12-lt 127-ni, nagu sa ütlesid. Selles mõttes loomulikult uus ja noor kogudus kasvabki ka kiiremini protsentuaalselt alguses. Aga see uus kirik ei saa olema liiga suur, vaid ta saab olema parasjagu paras, et me mahuksime ära ja et meil on ruumi ka veel kasvada. Lisaks me tahame ju mitte ainult pühapäevased jumalateenistusi seal pidada, aga meil on ka ruumid noortetöö jaoks, lastetöö jaoks,
me tahame pakkuda võimalusi kontserde korraldada, peielaudu, väiksemaid koosviibimisi. Ilmselt ka suudame pakkuda mingi hetk koolituste ja konverentsi pakette, et sellel uuel kirikul on kindlasti potentsiaali ja erinevate funktsioonide näol siis aidata kaasa. Selle aja jooksul, kui me oleme siin tegelenud kogudusega, siis on olnud mitu sellist väikset või suuremat imet. Kas oskad midagi mainida, mis sind täitsa on üllatanud? Mind on väga palju asju pannud imestama ja tänama. Iga päev on ime ja ennekõike on iga inimene ime, kes tuleb Jumala juurde. Et kui meie paneme ühe plakati üles, et tule Leeri kooli või mis iganes üritusele, siis see ei pruugi ju midagi tähendada, aga kui Jumal kutsub inimest ja inimene tuleb täiskasvanu eas näiteks ka ristimisele ja ütleb, et ma olen midagi tundnud ja midagi kahtlema või küsima hakanud ja ma tahan otsida vastuseid, siis on tõeline eesõigus olla selle teekonna kõrval ja näha, et Jumal on midagi tegemas inimeste eludes. Ja kui sa näed siis ka, et need elud veel muutuvad, siis see teeb väga tänulikuks ja see on midagi sellist, mida sa ei oska ära seletada või anda definitsiooni või retsepti, et vot tee täpselt niimoodi, siis juhtuvad sellised asjad, vaid see kõrval olemine just ja äratundmine, et Jumal on siin ja Jumal tegutseb. Et sama ime, et ma saaks veel öelda ka meie töötegijad on igaüks oma koha peal ja palvevastused, samamoodi ka me ei ehitaks täna kirikut, kui see ei oleks Jumala ime. Lõpuks, Kristina, mis on sinu lemmik kirjakoht? Neid on mitmeid, aga üks, mis kindlasti on lapsepõlvest saadik juba mind kandnud, on see, et aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. See on Matteuse evangeeliumis 6. peatükis ja see ütleb juba ise kõik ära ja see toimib. Aitäh sulle ja Jumala õnnistust juhtimistööle! Suur tänu!